Tarbijahinnaindeks on igal kuul avaldatav majandusnäitaja, mis annab meile infot selle kohta, kuidas on eratarbijate jaoks muutunud teenuste ja kaupade hinnad. Me avaldame seda üldiselt kuu ja aasta lõikes, ehk nüüd juuniindeksi puhul vaatame, kuidas on hinnad muutunud võrreldes maiga ja kuidas nad on muutunud võrreldes eelmise aasta juunikuuga. Juunikuus me nägime suhteliselt madalat aastast hinnatõusu, mis oli 2,3%, ja nii madalat hinnatõusu me ei ole näinud alates 21. aasta aprillist, kus indeks alles taastus koroonapandeemia aegsest ajast. Ja kuises languses 0,5% hinna langus on mõnevõrra tavalisem, seda nägime eelmisel aastal ka mitu korda ja viimati nüüd detsembris. Aastases võrdluses mõjutas enim eluaseme ja transpordirühma hinnatõusud, täpsemalt siis elektri, diislikütuse ja bensiini hinnatõus. Ja nüüd kuu võrdluses, kui indeks langes, siis selle taga on kõige rohkem toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnalangus, samuti ka kütuse, riiete ja jalatsite hinnalangus. Toit ja mittealkohoolsed joogid on siis kõige suurema osakaaluga tarbijahinnaindeksi korvis, mille hinnaliikumine mõjutabki indeksit kõige rohkem. Aastases võrdluses mõjutas indeksi tõusu kõige rohkem valmistoidu hinnatõus, samuti värske või külmutatud liha, värske või külmutatud kala ning munade hinnatõus. Ja aasta jooksul langes köögivili, või ja õunad ja luuviljalised. Kusjuures või hind on nüüd nii pikalt langenud, et nüüd on hakanud vaikselt jälle tõusule minema. Aga kuu lõikes on langenud juurviljad, puuviljad, kuid tõusnud on näiteks šokolaadi ja tsitruseliste hinnad. Ja lisaks toidule mittealkoholsetele jookidele võib näha seda aastase võrdluse madalat tulemust ka selle taga, et eelmise aasta juunis oli indeks kõrgem kui tavaliselt. Seal ka näiteks turismiga seotud asjad nagu puhkusereisid, õhulennud ja hotellihinnad.